kui sa oled oma elus sellises kohas, kus sa tunned, et sa ei saa iseendaga enam, sa ei oska ennast enam aidata ja sa tahad minna kellegi juurde, ma ei tea, kas siis tervendaja või selgeltnägija või terapeut või psühholoog, kes iganes, kes sind kõnetab, sa tunned ära, kes sind kõnetab. Mina enda teekonnal, kui ma olin nii augus kui augus ja ma lihtsalt ei osanud iseennast aidata, mul ei olnud neid tööriistu, mul ei olnud teadmisi, taipamisi, mis mul on täna, siis ma sisetunde järgi läksin inimese juurde. Mul ei olnud vahet, palju see maksab. Mul ei olnud vahet, kaua see ootejärjekord on. Ma lihtsalt teadsin, et ma pean minema tema juurde. Ja täna ma näen tihti, kus inimeste sisetunne juhatab, ma pean minema selle inimese juurde või selle inimese juurde. Või näiteks sa pead tulema minu juurde. Ja siis kui sa avastad, et oi, see on nii kallis, pauhtis. Esiteks sa paned selle ploki omale peale. Sinu hingetasand teab midagi, ta teab, et ta saab sealt mingi võtme, mis aitab teda kvanthüpetega edasi. Ta teab seda. Ja siis meie meel, meie mõistus, need programmid, et oi, ma jään vaeseks, oi, see on nii kallis, oi, ma ei saa seda lubada, oi, mis iganes, paneb ploki peale. 2 erinevat saatust. Kui sa valid siit selle, esiteks sa pikendad enda tervenemisaega, sa pikendad aega, kuna sa saad päriselt iseendast aru. Sa tõmbad sellele vee peale versus see, kui sa lähed järgned sisetundel. Esiteks isegi, kui sa valid selle üüberkalli mingi teenuse, sa annad sellega mõista, et ma väärtustan ennast. Sa annad sellega mõista endale, et ma tahan aru saada. Ma mõtlen päriselt seda, et ma tahan ennast tervendada. Mitte lihtsalt, et ma räägin, et ma tahan. Need on 2 erinevat energiat. Ja kui nüüd kodeerida lahti see kood, et appi, see on nii kallis, siis asi ei ole kunagi rahas, asi ei ole mitte kunagi hinnas. Vahet ükskõik, mis teenus see on. Kui sa lähed ostad omale 5-sotise auto, siis sa mõtled, oi, kui odav. Ja kui sa ostad omale 5-sotise selgeltnägemise sees, siis ütled kallis. Asi on selles, kui palju sa ennast väärtustad ja kui nüüd lahti kodeerida see koht, et kui ma ütlen millegi kohta kallis, siis punkt number 1, see tähendab seda, et ma ei ole endas kindel. Ma ei usalda ennast, ma ei julge võtta vastu seda infot, ma veel ei ole valmis. Su hingetasand on valmis, tal jääb milligramm puudu, mõistus blokib ära. Saab, kui ma saan selle toore tõe, mis siis saab? Siis mu elu muutub ja ma ei ole valmis selleks. Ja mõistus tahab alati hoida sind kinni vanas, tuttavas, turvalises, ebamugavas, sest see on tema jaoks kõige lihtsam ja loomulik ellujäämisrežiim, millest ta on siiani aastakümneid olnud ja ta ei taha luua muutust. Kunagi, kui ma alustasin, siis ma alustasin täiesti tasuta. Ma tegin, ma ei tea, väga-väga palju inimesi lihtsalt täiesti tasuta, sest mul oli lihtsalt see põletav sisemine soov vaadata inimeste mustritesse, juurpõhjustesse, neid lahti kodeerida, seda infot neile arusaadavalt nii-öelda edastada. Ma lihtsalt läksin põlema, kui ma sain kellegi lugudesse vaadata ja ma tegin hästi pikalt tegin tasuta. Ja siis ma alustasin hinnaga 45. Ja kui ma tegin hinnaga 45, siis oli mitu klienti, kes ütles, oi kui kallis. Ja mis nendest klientidest täna saanud on? Mitte midagi, nad on täpselt sama koha peal. Sest et esiteks nad ei võtnud vastutust iseenda elu eest. Sest kui sa pakud endale ainult odavaid asju ja tasuta asju, siis sa tegelikult ei väärtusta ennast ja sa ei võta vastutust. Sa tegelikult päriselt ei võta vastutust.